Mina olen Liisa, ma olen treener, ma olen aktiivne harrastussportlane, triatleet ja ma olen päris palju inimestelt kuulnud seda, et kui nad on hakanud tegelema jooksmisega ja on harrastanud seda regulaarselt paar korda nädalas, siis mingi hetk tuleb niisugune väike nagu sein ette, et tahaks midagi rohkemat teha, aga nagu mida? Et ma käin metsas jooksmas, mul on tore, aga midagi jääb puudu. Et minu meelest on väga lihtne jooksu sisse tuua metsas, leiame ikka ühe palgi või kaks palki või kas või mõne puupaku, kus peal saaks teha mõned üldfüüsilised harjutused. Kõige lihtsam viis, kuidas oma treeningut mitmekesistada, rikastada, ongi just nimelt siis metsas mõnes jõulinnakus. Esimesena me teeme hästi lihtsa harjutuse, me teeme jalavahetushüpped. Ehk siis siit liigume jalalt jalale. Sa tõused siit põlve kohale ja paned käed tööle. Kas mõlemad käed või vastas käsi, vastas jalg. Sellest edasine variatsioon on see, et sa hakkad liikuma küljelt küljele. Sellest ka lihtsam harjutus on lihtsalt astumine. Täpselt nii nagu tunned, kas sa teed 10 kordust, 15 kordust, 30 kordust. Näitan järgmise harjutuse. Teeme väljaaste, jalg toetab taha palgile, see võib olla ka pink või mingi muu asi, kus sa saad jala kõrgemale panna. Oluline on see, et kui sa liigud siit alla, siis põlvest alla vaadates sa näed ilusti oma varvast. Siit sa oled pigem kompaktselt, et sul ei ole jalg siit väga pikas sirutuses, pigem kompaktselt ja liigud siit alla ja ülesse. Ja paned käed liikuma, vastas käsi, vastas jalg. Samal ajal toetad tagumist jalga vastu palki. Liigud siit rahulikult. Kui sa tahad variatsiooni, sa võid jääda siia alla, võid jääda siia natukene vibutama ja võid tulla ülesse. Ja lähed täpselt nii sügavale, et sa saad normaalselt siit ülesse tulla. Korduste arv täpselt nii palju, kui sulle tundub mugav. On see 5, on see 10, on see 15, on see 30. Järgmiseks harjutuseks ma näitan ette küki. Väga lihtne harjutus, isegi lapsed oskavad teha. Kõige paremini muideks oskavad lapsed seda harjutust teha. Suvaline palk, pink, mis iganes sobib selleks. Algasend on enam-vähem puusade laiune hark või pisut laiem. Toetad korralikult täistallale, et ei tuleks ülesse varbad, ei tuleks ülesse kannad, oled ilusti täistalla peal ja hakkad taha istuma nagu tooli peale. Otseselt sa ei pea puudutama seda pinki. Kui sa tahad, võid minna ka vastu. Teed rahulikult omas tempos. Sellest natukene raskem harjutus on see, et sa teed seda hüppega. Ehk et sa lähed ülesse ja sa tuled hüppega alla. Ja ülesse ja hüppega alla. Täpselt nii, nagu endale tundub. Sa võid teha ka vabalt näiteks 10 kordust tavalist kükki ja teed lõppu näiteks 3-5 hüpet. Ja siit saad vaikselt edasi liikuda. Järgmine harjutus. Kui me vahepeal tegime väljaastet jalg taga, siis me teeme külgmist väljaastet. Jalg siis on ka samamoodi kõrgenduse peal. Oluline on saada algasend paika. Ja hakkad siit liikuma taha istudes. Jälgid põlvest alla, ilusti näed oma varvast. See jalg, kus sa toetad, võiks olla enam-vähem sirge. Ta ei pea täiesti pulk sirge olema, aga ta ei oleks siit ka kuidagi kõver. Ja liigud siit alla. Ilusti sirge seljaga. Tunnetad samal ajal ka kerelihaseid. Ja täpselt see sügavus, kui sügavale sa lähed, sõltub sellest, kui kvaliteetselt sa siit püsti tuled. Et ei tasu minna väga sügavale, kui sa ei saa siit hästi püsti. Korduste osas 10, 15, 20. Siia otsa võiks tegelikult teha kohe teise poole ilma puhkuseta. Ehk siis sa vahetad jalga, lõdvestad korraks jalad läbi, fikseerid algpositsiooni ja liigud siit alla. Nii, järgmine harjutus, vana hea tuttav kätekõverdus. Paljudele võib olla natukene raske, aga kui sul on võtta kõrgendus, samamoodi sobib selleks pink, ei pea olema spetsiaalne palk. Enam-vähem siit õlgadest natukene laiem käte algasend.
fikseerid ilusti jalad ära. Kui sul on jalad natuke laiemalt, siis on ka natuke lihtsam teha. Tuled siia käte kohale, et sul ei oleks käed siit liiga ees, eks ju. Tuled siia käte kohale ilusti ja liigud siit rahulikult alla ja rahulikult ülesse. Pigem soovitan seda harjutust teha üldse hästi rahulikult, kui kiirustades. Igaüks vaatab siit ise, mitu kordust ta teeb. Ja kui meil on siin mõned väga tugevad mehed, kellele tundub see võib-olla liiga lihtne, siis variatsioon, paned jalad siia peale ja liigud siit alla. Ja teed kätekõverdus hoopis teistpidi, ehk siis jalad on üleval ja liigud kehaga alla. Kätekõverdustest liigume siis triitsepsi kätekõverdusteni. Oluline on see, et käed liiguvad keha juurest. Ehk siis käed on siit otse õlgade all. Väga kitsas vahe jääb siia, et sa ei hoiaks käsi siit kuidagi niimoodi laialt. Et käed on keha lähedalt. Lihtsam variant on see, et sul on jalad siit kõverad põlvest. Liigud siit alla ja ülesse. Jälle minu soovitus, pigem tee seda rahulikult. Ei ole vaja tempot taha panna. Kontrolli igat allatulekut, igat ülestulekut. Natukene raskem on see, kui sa tuled siit kandade peale ja liigud siit. Oluline, et küünarnukid on hästi vastu keha. Sul ei lähe siit küünarnukid kuidagi laiali. Liiguvad ilusti otse taha. Meie järgmine harjutus. Sul on selleks vaja 2 palki. Kuigi tegelikult, kui sul on ka pink, kus sa saad panna siis jalad kuskile käetoe vahele, saad teha seda ka pingi peal. Aga ma näitan erinevate kõhulihaste harjutuste variatsiooni. Et lähme siit, liigume alla ja ülesse. Pigem mina soovitan teha seda väikese liikumisega, ehk et sa ei tule siit päris ülesse ja ei lähe siit kuskil täitsa alla, vaid pigem teed siit väikse liikumise. See oleks esimene harjutus. Teine variant on siit, et hakkad liikuma küljelt küljele. Samal ajal oled kogu aeg all, kõhulihastes on pinge. Kui läheb raskeks, võid tulla korraks ülesse, puhata ja lähed uuesti alla. Korduste arv väga individuaalne, sest see sõltub väga palju, kui palju sa oled varem teinud kerelihaseid, kas sul on näiteks ka alaseljaga mingi mure, et siin võib tekkida selline asi, et kui mina praegu näitan, et me võiksime siin all olla, siis mõnel hakkab alaselg väga valutama. Sellisel juhul toimub liikumine üleval pool. Muidu teed alaseljale liiga. Ülelihasele saame teha siit sellise kerepöördega liikumise. Mida suurema ringi sa saad teha, seda rohkem kasutad erinevaid kerelihaseid. Kõhtu selga külge. Ühtepidi ja teistpidi. Nende harjutustega on täpselt nii, et mina isiklikult teen neid suhteliselt järjest. Näiteks võtangi minuti ja teen järjest läbi kõik, mis pähe tuleb. Või sa hakidki need eraldi harjutusteks ja teed ühe kaupa. Siit annab veel palju teha. Võime siit liikuda ülesse kerepöördega. Me võime panna käed kokku, liikuda siit väikeste nõksudega. Ja me võime jääda ka näiteks siia hoidma. Jällegi, kui on alaseljaga probleem, siis pigem ei soovita. Näiteks hoiad 10 sekundit või kas või 5 ja tuled siit ülesse. Ja kõik need harjutused, mis me tegime, imelihtsad, sa saad teha neid teoorias igal pool, metsas, mõne palgi peal, isegi mõne vana puutüve peal ja vastavalt täpselt oma võimekusele. Sa teed näiteks hommikul sörgi ette 10 minutit, on see 15 minutit, mõne puhul võib olla ka see 40 minutit, täpselt sinu enda võimekusele. Ja teed need harjutused läbi 2 ringi, 3 ringi, 4 ringi ja jooksid edasi koju. Et väga lihtne, samas kere ja üke mõistes võiks teha sellist asja tegelikult 2 korda nädalas. Ja mis seal ikka, kui sa näed mind rajal näiteks, võid tulla julgelt küsima nõu. Näeme rajal. Tšau!